Tere tulemast Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi infotundi. Mina olen Karmen, Tallinna Ülikooli vilistlane. Ja mina olen Aaron, samuti mitte vilistlane, aga päevajuht koos Karmeniga täna ja loodetavasti tulevane vilistlane. Ja nüüd siin infotunnis me saamegi üle vaadata, et millised põnevad erialad on Digitehnoloogiate Instituudis olemas ja ma julgustan kõiki ka küsima. Vot siia tuligi praegu see kood, mida te saate siis skanneerida ja saate seal oma küsimused digitaalselt teele panna. Täpselt, küsimine on hästi mugavaks tehtud, täiesti anonüümselt kõik see asi käib ja loodetavasti siis M-kumb meist loeb need küsimused pärast ette ka ja saate nendele vastused. Nii et skännige see QR-kood sisse ja küsige. Just, ja nüüd kuulamegi rohkem siis erialade kohta. Nii, tere! Kas siia tulevad meie slaidid ka? Tulid, väga hea. Meie siis tutvustame Digitehnoloogiate Instituuti. Mina olen Ester ja mina õpin informaatika 3. kursusel tarkvaraarenduse suunaga. Ja siis tutvustan teile nüüd seda. Meie Tallinna Ülikooli informaatika õppekava on, ilmselgelt õpid programmeerimiskeeli, aga on ka väga laiahaardeline, õpitakse küberturvet, operatsioonisüsteeme, robootikat ja kõike muud, aga väga suur rõhk on kasutajasõbralikel digilahendustel just. Meil on siis 3 suunda. Tarkvaraarendus, kus siis ongi põhirõhk süsteemide loomisel ja kvaliteetse programmikoodi kirjutamisel. Siis on interaktsioonidisain, kus keskendutakse kõige rohkem siis kasutajakesksetele lahendustele ja rohkem ka veebidisainile. Ja 3. andmeanalüütika, mille põhiline osa siis on suurte andmehulkade analüüsimine ja nende põhjal siis pädevate järelduste tegemine. Ja siin on kõik need õppekohad kirjas. Ja te peate selle suunavaliku tegema juba kandideerides ära ka, et siis kuhu soovite. Ja kogu õppetöö, miks siis meil eriline ongi, on need 3 suunda. Aga mis neil tegelikult siis vahet on see, et valikmoodul, igal ühel on oma valikmoodul, see ei ütle teile ilmselt praegu midagi, aga seal on siis 4 või 5 erinevat ainet, mida sa pead võtma enda suunas. Näiteks, mina olen tarkvaraarenduses. Mina pean võtma 4 kindlat tarkvaraarendusainet, mida siis interaktsioonidisaini või andmeanalüütika õpilased ei pea, aga nad võivad. Et sa võid vabalt võtta teiste suundade omasid, aga ei pea üldsegi. Ja minu isiklik top 1 põhjus, miks ma tegelikult just Tallinna Ülikooli informaatikasse tulin, on see projektipõhine ja praktiline õpe. Et võrreldes mõne teise ülikooliga on meil väga väiksed kursused, just informaatikas siis, mis tagab selle, et juhendamine on väga personaalne, õppejõud on kõik väga vastutulelikud ja paindlikud, midagi on vaja, kohe saab abi ja üldiselt see mentaliteet meil Tallinna Ülikoolis üldse on selline, et tudeng ei ole madalam kui muru, õppejõud ei ole kuningas, pigem on siuke sujuv teadmiste edasiandmist nagu sümbioos siis. Niiviisi siis jaguneb meie õppekava. Kõige rohkem ongi erialaaineid, 70%, sinna lähevad ka siis sinu kohustuslikud ained, mooduliained ja valikained. Samuti on vabaaineid 10%, mis siis tähendab, et sa võid ülikooli pealt ükskõik millise aine võtta. Näiteks, kui sa soovid minna Erasmusele, saad võtta mõne keele. Meie informaatikas on 5 semester niiviisi välja töödeldud, et siis soovitatakse kõige rohkem minna Erasmusele, et sinna on nominaaljaotuses pandud siuksed ained. Ja on ka praktika üle ülikoolis ained ja lõputöö. Ja kui te tahate ainete kohta rohkem teada saada, ma soovitan panna Google'isse lihtsalt digiõis ja esimene link kohe saate vaadata, mis seal on. Kõik kirjeldused on olemas väga hästi. Vastuvõtu tingimustest siis eesti keele riigieksam 25% ja vastuvõtueksam 75%, kuhu alla siis läheb test ja vestlus
Testis on loogikaülesanded, nuputamisülesanded, natukene selline põhikooli matemaatika, aga ei pea teadma mingeid keerulisi X-valemeid, täiesti okei. Sa tuled ikkagi siia ülikooli nullist õppima. Ja vestlusel vaadatakse kõige rohkem sinu motivatsiooni ja sobivust siis üldiselt informaatika erialasse. Ja seda kõike saate kodulehelt vaadata ka, kui praegu meelde ei jäänud, kõik seesama jutt on kirjas. Nagu ma ütlesin, meil on kohustuslik välisettevõttes praktika. Siin on mõned ettevõtted, kus käiakse, aga tegelikult sa võid Eestist valida ükskõik millise ettevõtte, see peab lihtsalt IT-ga veidikene seotud ikkagi olema. Ja kui sa lõpetad informaatika, siis muidugi sa saad arendajaks minna, koodi kirjutada, mida kõik teavad, aga tegelikult on sul ka väga palju muid võimalusi, näiteks veebidisainer, süsteemiarhitekt, süsteemiadministraator, tarkvaratestija, ja saad valida ükskõik mida tahad, aga kuna meil on väga suur rõhk kasutaja kogemusel, siis võib-olla just see veebidisain ja see on väga hea alusega. Ja see on minu poolt kõik, aitäh! Nii, tere, mina olen Karolin ja mina olen esimese aasta tudeng matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi erialal. Matemaatika eriala annab sulle siis laiahaardelise matemaatilise ülevaate ja selle rakendusvaldkondadest, nagu näiteks statistikast ja modelleerimisest. Miks üldse mina tulin näiteks matemaatikat õppima? Et minul läks lihtsalt tegelikult, mul on alati matemaatika väga meeldinud ja juba 7. klassis ma otsustasin, et kui mina kunagi ülikooli tulen, siis kindlasti matemaatikat õppima. Vahepeal gümnaasiumis ma tegelikult kaalusin ka teisi variante, nagu näiteks bioloogia ja õigusteadus, aga lõpuks ma ikkagi otsustasin, et minu juured on matemaatika juures ja siis ma liitsingi oma tee Tallinna ülikooli. Siis õppetöö siis enamus on erialained, aga seal on ka nagu väga palju põnevaid erinevaid matemaatikaharusid, erinevaid valdkondi, näiteks nagu diskreetne matemaatika, algebra, arvuteooria. Samas on ka erinevaid IT-aineid nagu tabelarvutus ja programmeerimine, matemaatika tarkvarapaketid. Ning valikainetena on siis andmeanalüüsi ja majandusmatemaatika valdkondadest, näiteks finantsmatemaatika alused ja andmeanalüüsi matemaatilised lahendused. Siis praktika koosneb meil 2 osast. Üks on siis vaatluspraktika, kus ülikool saadab tudengi kuskile kooli näha lähemalt õpetajatööd. Ning teine välispraktika annab siis tudengile vabad käed ja ta võib minna ükskõik kuhu firmasse ta soovib. Nii, kuidas siis sisse saada? See ei ole üldse midagi hullu. Oluline on lihtsalt teha ära lai matemaatika riigieksam. Sinu tulemusest võetakse 60%. Siis on vastuvõtueksam. See koosneb testist ja vestlusest ning nende saadud punktid liidetakse siis sinu eksami tulemusele. Mina ise kartsin kõige rohkem seda testi, sest ka minul tegelikult oli peale gümnaasiumit veel vaheaasta ka vahel ja mõtlesin, et ma enam küll kõike ei mäleta, mis ma seal gümnaasiumis õppisin. Aga väga paljud ülesanded sai lahendatud loogika põhjal ja lihtsamad valemid nagu ringipindala oli ka meeles, nii et kõik oli hästi. Vestlusel oli 1-2 õppejõudu ja 1 tudeng. Nad lihtsalt uurivad, mis on su hobid, huvid, miks sa soovid matemaatikat õppida, kui motiveeritud sa oled. Sa võid ka ise küsimusi küsida, kui sul neid tekkinud veel on. Ning eesmärk ei ole seal kedagi välja sorteerida, vaid lihtsalt, et kõik oleksid teadlikult, mida ja kuhu nad õppiva tulevad. Siis nagu ma mainisin, siis praktikat võib teha igal pool, kus hing ihaldab, et siin on mõned näited, kus siis on käidud.
ning mis mõned meie vilistlastest on saanud, et väga palju on nagu näha analüütikuid, et näiteks finantsanalüütik, siis veel on siin börsimaakler ning näiteks muidugi saab minna ka matemaatikaõpetajaks ja seda saab õppida ka siinsamas Tallinna Ülikoolis magistri astmes juba. Räägin teile ka natuke meie instituudi üliõpilasnõukogust. Et kui olete ülikooli ja tunnete, et tahaks veel midagi teha ja inimestega suhelda, siis kindlasti tulge nõukokku. Me korraldame palju erinevaid üritusi. Meie traditsiooniks on saanud peaaegu iga kuu juba mälumängud, need on juba meie firma märk. Meil on väga tore seltskond koos, meil on ühised motivatsiooniüritused, teeme põnevaid asju, käime põnevates kohtades. Mõned üritused on ka teiste nõukogudega koos ning tutvusi leiab terve ülikooli pealt. Ning kui keegi veel kahtleb või tahaks seda ülikooli elu veel lähemalt näha, siis tulge julgelt tudengivarjuks. Et selle info leiab Tallinna Ülikooli kodulehelt, aga võib ka kirjutada siiasamma Digitechi Instagrami ja seal me vastame ja leiame teile siis sobiva varjutaja. Ja ka mina tegelikult võtan tudengivarje, nii et kes on huvitatud matemaatikast, siis ma ootan teid. Aitäh! Suur aitäh teile ja on mõned küsimused ka tulnud, nii et võtame esimese. Võrreldes neid erialasid Tallinna Ülikooli ja TalTechi omasid, siis mis need suuremad vahed on? Võin alustada siis. Meil on kõige suurem vahe on kursuse suurus. Meil on väiksemad kursused, mis tagabki selle personaalse lähenemise ja kui sa vajad abi, sa saad abi. See õppejõud ei ole mingi müstiline olend, kes ilmutab korra kuus, ent ta on päris inimene ja ta päriselt tahab, et sul läheks hästi. Ja muidugi ka see majandusaineid ei ole. ja see kasutajakesksus, et veebidisaini pool, aga meil on ka väga laiapõhjaline programmeerimise taust, et see tehniline pool on samuti väga hea TalTechis täpselt samamoodi. No TalTechis sellist matemaatika eriala üldse ei olegi, nii et see ongi. Kui oluline on informaatikas õppimiseks matemaatika tundmine ikkagi ja korra veel eksamist, et kas laia või kitsa eksamiga saab sisse? Siin sisse saamiseks ei ole vaja matemaatikaeksamit. Aga tegelikult sa ei pea ikkagi, meil on küll matemaatikaaineid, aga sa ei pea tegelikult teadma mingi väga spetsiifiliselt asju, et sa tuled siia, sul õpetatakse ikkagi nullist seda matemaatika asju. Enamus matemaatikaõpetajaid teavad, et sa oled informaatik, siuke väike nali on, et see on informaatik, mitte matemaatika. Et matemaatika pärast ei pea muretsema. Kõik on väga hästi. Ja oletan, et kui matemaatikasse tahta, siis seal ikkagi matemaatikat natukene vaja on. Laia eksamiga sai siis sinna, on mul õigus? Jah, laia eksam, aga ei ole eeldusi gümnaasiumipõhiseid, et kõik igaldest gümnaasiumist õpilased on oodatud ja õppejõud ei eelda, et sa oled Eesti tugevaimast koolist ja sa oskad juba väga-väga hästi kõike. Kui vajalik või kui sisse põimitud on ikkagi digitehnoloogia või informaatika valdkonnas programmeerimine? Et korra oli mainitud, et ei ole ainult et ei saa sinust ainult programmeerijat, et on ka veebidisainerid ja nii edasi. Et võib-olla korraks veel sellel teemal. Programmeerimine on, või põhirõhk muidugi selles mõttes ikkagi me õpime informaatikat ja me õpime koodi kirjutama ja programmeerima, aga see ei ole ainus asi, et sa istud üksi koopas ja kirjutad koodi, eks ole, et informaatika tänapäeval on arendajatöö ka hoopis ju palju laia hardelisem. Aga tuled ülikooli,
Esimene semester saad kohe pauguga 2 programmeerimisainet, järgmine semester täpselt samamoodi, siis tuleb tarkvaraprojekt, mis meil on kohustuslik ja see ongi siuke, et sul on kursuse pealt väike tiim, meeskond, kellega sa koos siis, sul on klient, kes on tavaliselt siis ülikooli pealt mõni õppejõud või mis iganes ja te teete siis oma sellele kliendile oma tiimiga mingi asja kokku ja see on ausalt öeldes minu jaoks üks kõige nii-öelda eredamaid mälestusi, kus ma päriselt sain kogeda, et okei, selline ongi see tarkvaraarendaja elu, et okei, see oli küll koolikeskkonnas, aga jah, see oli väga lahe. Kas eelnev programmeerimiskeele oskamine annab sisseastumisel lisapunkte? Ei anna ja sa ei pea mitte midagi teadma ja sisseastumistel ei küsita programmeerimiskeele oskusi, nagu selles testis vähemalt ei ole. Et seal on ainult loogikaülesanded ja põhikooli matemaatika ristküliku pindala enam-vähem. Kui mahukad need erialad on, kas jõuab kooli kõrvalt tööl ka käia? Mina käisin esimene kursus, esimene aasta siis tööl, mitte küll erialaselt, aga saab küll. Täiskohaga muidugi ei saa, aga 3/4 poole koha kõike saab. Mina isiklikult seda aega ei ole leidnud, sest et ma teen ka väga palju muud, aga ma tean, et mõned minu kursusel käivad ka tööl. Kuidas toimub praktikale paigutamine, et kuidas saab tudeng endale praktikat mingis nimekas ettevõttes? Informaatika alal vähemalt on niiviisi, et umbes, praegu ongi täpselt see aeg, mingi talvel mingi hetk, hakkavad väga paljud ettevõtted siis panema praktikakuulutusi välja. Saad sinna kandideerida, muidugi võib-olla sa ei saa, on ju. Alati on variant see, et sa hakkad kirjutama mingitele ettevõtetele, keda sa tead, e-maili teel lihtsalt, et tere, mina olen see, tahaksin teha praktikat teie ettevõttes, kas saab. Ja see on näiteks see, kuidas mina sain praktikale. Nii et, jah. See on selline naljakam natuke, aga kui keeruline on matemaatika õppimine matemaatilises statistikas skaalal 1–10? See on väga huvitav küsimus, kas ta mõtleb ainet matemaatilist statistikat, minul ainet, et sellist ainet veel hetkel tegelikult ei ole ka. Aga matemaatika õppimine kui selline sulle, kas sa tunned, et sellel erialal õppimine, kui panna nüüd ta matemaatikaalisse, ma ise muidugi ei ole, ma olen kunstihing, võib-olla ma eksin ka siin, aga kui ta panna nüüd statistikasse või 1–10 skaalal, siis mis sa annaksid? Ma ütleksin 8, aga ma põhjendaksin, et ülikoolis õppimine on igal erialal nõudev, et sa pead selle töö sinna ikka alla panema, aga see ei ole midagi kontimurmat, kui sa seda pingutad, siis tegelikult saab kõik tehtud. Hästi öeldud. Ja viimase küsimusena, kas kuskilt on võimalik ka näha mingit näidistesti, et meil korra käis siin, mingid valemid käisid läbi, aga et sisseastumiseks mingit näidistesti, kas kuskilt on võimalik saada või mida me peaksime võib-olla uurima esimese asjana või millele rõhku panema? Mina, kui ma astusin sisse, siis mina panin Google'isse loogikatestid, ma ei tea, inglise keeles, eesti keeles vahet pole, mingi nuputamisülesanded, loogikatestid, need lihtsad ja need ongi natukene imelikud, sest et seal ei ole tegelikult mingit matemaatikat või midagi nagu seotud, et teed neid teste natukene ja tegelikult sa ei saa väga harjutada selleks. See lihtsalt tuleb, kuidas tuleb. Suur aitäh. Mina kunstihingena võin öelda, et tundub väga mõnus igatahes ja väga mõnus õhustiku suutsite siin luua. Kui kellelgi on veel mingeid küsimusi, millele me praegu ära ei vastanud, siis julgustan, võtke sappa, tulge küsima ja saate oma küsimustele vastused. Sellega meie väike infotund lõpeb ja nüüd hakkab kohe linnaku tuur seal samas foajees, nii et olete sinna ka oodatud. Suur aitäh!